tulime sellest ühiselamust, see puu ühiselama, läksime loengule. Siin tuli vastu meile üks mees. Me tulime sealt poolt ja saime seal kokku, ootasime. See mees oli Jaan Talts, kes tuli tehnikumide Spartakiadilt ja kuna tal oli plaan ammu aega saada täis 300 kilo, aga see ikka ei õnnestunud, kui ta tuli siit, väike kohver oli näpu otsas ja siin me kohtusime, me läksime tundi, see oli vist pärast lõunat, lõuna oli ära peetud ja Jaan tuli ja ütles, et on täis saadud see 300. Ja siis me läksime seda pargiteed mööda edasi ja seal kusagil suure kuuse all, ma mäletan, seal veel arutasime, et pange poisid tähele, Jaanist räägib maailm ükskord. Hõbekuus, kes teadis Hõbekuuse lugu? 22 tükki minu teada siit kangutati üles, sügisel tehti kraav ümber ja siis talve külmaga veebruarikuus viidi kõik need laululavale Hõbekuused. Ja vist üks neist ei läinud kasvama seal. No pärast ma lugesin. Noh, mis siin pargis tul nagu? Puud olid pisikesed, seda me teame kõik. Puud olid pisikesed küll, jah, aga sellest nii pikk hulga aega mööda läinud. Nüüd on puud suureks kasvanud. Noh, vaatame üksteisel näkku ja on selge ka, miks nad suureks on kasvanud. Aeg on läinud edasi, eks ole? Vaata, ma ei tea, kuidas me nüüd läheme. Siin oli üks seedermändi salu oli. Need olid väiksed, seal on meil pilti tehtud, need olid väiksed puud alles, aga ma ei näe ühtegi seedrit täna. Aga noh, siin paistab see aeg muidugi nüüd kõige paremini silma. See 40 aastat puudele. Need on ju põlised puud. Kas see ei ole küll seedermänd seal? Ei ole. Need olid siin pole ääresed. Oh, näe, sama. Näete, ladvad on alt, nad olid maast, hakkasid oksad peale, nii et need olid, noh, ma ütlen 5 meetri kõrgused umbes. Ja siin oli seedrite ja salu ees oli väike pink, kus peal me istusime ja üks foto on sellest tehtud. Nii et, noh, seeder kasvab niimoodi alt, jätab paljaks, et ladvas on ainult oksad. Kes on sinu järglased, mis eriala inimesed nad on praegu? Noh, mul on poeg ja tütar. Tütar on, Ameerika maal, aga poeg on siin vabakutseline, autoehitaja. Tütar, tema on põhiliselt, nii kui aianduskalduvusega ja niisuguste lilleseadete ja asjadega niisugusega. Aga üldiselt läheb normaalselt neil. Nii et sinu järglased on iseseisvad, sa oled suutnud koos abikaasaga nendele anda õpetust, oskust, et nad iseseisvalt elust edasi ei saaks. Tütre puhul ma ütleksin, et paljud Eestimaa peredest on lapsed läinud juba välismaale või õppima. Loodame, et nad tulevad kunagi tagasi ja teevad meie Eestimaal siin ka midagi head. Nüüd me oleme, võib-olla ma ütleksin niimoodi, kõige pühama koha ees, mis meil siin tehnikumajal oli. See on meie ühiselamu. Kui nüüd vaata, see maja on ju väga ambutu. Kurb on vaadata küll seda maja, sest ta oli ikkagi niisugune tore maja. Minu arust oli palju ettemüüselamu, kui meil Vaekülas oli. Ja 2 aastat sai siin elada ikkagi. Aga noh, see jutt, et sa ütlesid, et see oli sel ajal üks ilusamaid maju siin, muidugi on tõsi. Aga seda suurem on kontrast praegult, kui see kaadris sinna aknasse läheb, mis on sisse kukkunud minu voodi kohalt, sinu voodi kohal, need paistab see parempoolne natuke tervemane see lagi veel, kuigi sisse kukkuna. Jah, päris voodi peale ta poleks kukkunud. Ja muide sellest toast on tehtud see foto ka, kus see Strela raadioaparaat on laua peal. Kaneelipirukaid ja moosipirukaid ära söödud, mis sealt Lihula kandist toodi meile. Ja siin kõrvaltubades muidugi üks meestest elas siin kõrval suures toas oli Saare Valti. Toome ta nime ka sisse. Mäletad Saare Valtit? Eks me mäletan küll. See on võib-olla jäänud külge isast, kes oli põline põllumees ja Tehemetsast, mis on andnud sellise suuna
et armastada põldu, armastada masinaid ja armastada oma tööd. Kogu oma elu olen tegelenud tehnikaga. Peale tehnikumi lõpetamist läksin Pärnumaa Soontagana kolhoos. Esimene tööpäev, kui viidi töökotta, üteldi niiviisi, et sina hakkad nüüd mehaanikuks. Kui tuli zootehnik ja ütles, nüüd lähme lehmi üles tõstma. Sa oled Põlva lähedal kusagil ühes majandis. Ütle, mis tehnikaga sa nüüd pead ümber käima? Majandil antud momendil on Valmet traktoreid 2 tükki, 2 sondiiri, siis on 2 New Hollandit, 1 Zetor, Belarustega on need kaasaegsamaid. Peale selle on meil 1 sondiir Combine, mis on tõesti ka kaasaegne, mille koristus oli meil 200 tonni päevassa. Kuule, siis on äkki need, mis on sellised sinede äärega, on äkki kõik meil sinu omad. Sinede äärega on sinu omad järelikult. Mingi õpetajate maja oli. Õpetajate maja oli, aga üks jälle ei olnud. Või ma vittus. Väga ilus lugu tuli meelde. Ma olin Söökla toimunas ja Maie pani mulle siis pani hapukapsa suppi, prae, 2 piima ja magustoidu. Nälginud poiss, nagu ma olin, mõtlesin, et kui ma selles kõik see supp ära on, siis mul need teised asjad jäävad järgi. Alustasin siis praest, sain selle prae ära, 2 piima jõin ära, siis sain magustoidu ka, kõht oli tühi ja panin selle hapukapsa suppi siis kõige viimasena. Ja väga ilus lugu oli. Tänan. Ei tea, kas kiire mul või küllalt aega. Kas liialt ma ei vaata tagasi? Kas olin teel, kui päike tõusnud taeva? Või rändasin ka siis, kui magasin? Ei tea, kas jaksan oma reisipauna kanda. 3 süüdant, mis ei ole jahtunud. Ja mida ma ei raatsi ära anda, on vaikselt minu pauna mahtunud. See on kuskil seal, selle õue peal seal, vana 16, no siin tehnikumis vana seal õue peal. Süsteem on segamine, see on ka Viljandis tehtud pilt. Siis kui me Viljandis ja see on meie see, kus me esimest kursus oli, see on lastekodu hoone seal selle trepi peal. Ja. Siin on selline. See on kuskil pargis tehtud seal. Ja. No näed, need on, kus see on tehtud Tihemetse saalis, tantsupõrand. No see oligi täna, kus üle toolide hüpati. No vaata, kus plikasid seal rabati. Nii kui muda. Ja see on vist Nõmme motokrossil tehtud. See on meie raadio, Toa raadio. See on viimane pilt, mis sõitsime diplomini kaitstud, sõitsime koju, eks ole, järgmisel hommikul tehtud bussis. Ja see on see Peeter. Ja mängime kaarte, seal Aadu ilmselt võttis. Kes see kaare? Nemad saatis sõjaväest saatis. Ma enam ei mõelda. Vaata, kas taga on öeldud ka, kus ta on? Vaat, näe, siin loe. Lomonossov, jah. Me olime mõlemad teenikad oblastis, eks ole, sõjaväes. See vist on, see on teil vana asi. Ei tea, mis sellest. See on keegi jool, see alusvärv varsti. Meil on see Kukeranna lipp ju veel. Kukerannas oli veel. Ma mäletan, et kuskilt on pärit. Kukerannas sai tehtud. Mina lähen paar sammu ees, eks ole. Ja teie tulete siis paar sammu järel. Kumb teist siis järgmise ajal? Kas sa oled parem, sina seal oled enne? Sina ja Tõnu on viimane ootatis. Ja ma näitan siit, kui hakkate tulema. Vaata, enne mängima. Rummi sulle järelikult marssitaktism.
kusagil leidu, kui Saaremaa Ainamal juulikuu öö. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa. Niisiis kullakesed, tõmbame selle lindi 40 aastat tagasi ja oleme täpselt sellised, täis tuhandeid võimalusi, nagu me olime tollel ajal. Ainult jalgratastega küll ärme enam sõitma mingem, sest kus me neid remontida enam saame. Teie kõikide terviseks. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa Ainamal juulikuu öö. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa Ainamal juulikuu öö. See oli kusagil 3. kursusel Mõisaküla laulupidu, et lähme laulupeole. No Uuspõld Karlal, tal oli spetsiaalmootorratas, vanaaegne TKV ja tal oma käsi oli kipsis ja oli kaelas, ta ütles, tema ei sõida, kui sõidad sina, siis lähme. Ma ütles, davai, sõidan. Karla oli taga peal, käsi kipsis ja laulad tee peal, sõitsime läbi udu, tohutuma udu oli ja enne Mõisaküla korraga udust tuli üks inspektori pulgakene välja. Ja tulite mul juurde ja et me mööda sõitsime, et midagi on kahtlast ja kohe nina juurde ja lõhnad juures siin ka, õigati auto juurde ja pisteti Pobedasse ja Mõisaküla haiglasse. Ja haiglas tehti protseduurid ära ja tunnistati mind kaineks, aga mis päästis oli Kilingi-Nõmme tolleaegne vettarst. Ta oli igavene naljamees ja tema rääkis, et tema sõitis selleks välja, et luua Nõukogude ühiskonna algrakuke perekond ja nüüd on teda kinni võetud ja on teda väga tohutult takistatud selle perekonna loomisel. Ja siis oli nalja, kui palju, kõik võeti makile, makud toodi vahepeal välja. Mina sõitsin tagasi, inspektor Unteras üles, Pobedas, kuna kohti rohkem ei olnud ja tulime sinna mootorratta juurde tagasi, kus 2 tundi Karla oli mind oodan, mõtles, et nüüd on puuris ja nüüd enam tagasi ei tulegi vist. Ja järgmisel päeval oli ikkagi see sama Unter helistanud, et üks poiss jäi vahele, aga kuna oli aus, et üles tunnistas, siis nime ei ütle. Doktor Noorman on öelnud umbes niimoodi. 40. eluaastaks tuleb jõuda tippu. Et seal 10 aastat püsida, siis hakkab juba kitsaks minema. Teie olete jõudnud juba sinna, kus nagu on kitsavõitu juba, jah? Vaat seda ma tahtsin teile ütelda ja sooviksin teile selles ettevõtmiseks jõudu. Aga oli ükskord selline juhus, et ma ei mäleta, oli see nüüd teie lennust või oli see meie Kamsi Karla, kellega me koos siis saime 2 tüdrukut omale käevangu ja hakkasime siis Kilingi-Nõmme poole siit astuma. Aga siis just ehitati seda uust teed aga ta ei olnud veel liikluseks avatud ja me läksime siis muidugi otse uut teed pidi sinna Kilingi-Nõmme poole ja saime sinna teisel poole mäe otsa, seal vaatame, oli pandud tee äärde neid truubitorusid, meetri kõrguseid, meetri pikad. Ja millega sa ikka tüdruku ees silmada saad paista, teise poisiga ütlesime, et kurat, lükkame need 2 toru siit alla minema, mäest alla. Trügisime, saime sisse, hakkasid minema, kurat, natukese aja pärast põrina hakkab ja siit Tihemetsa poolt tuleb mingi vana Moskvits, tiivad lehvivad, eks ole, tuled öösel, see oli sügav öösel, kell 2-3. See tahtis ka muidugi lõigata, miks ta peab vana teed pidi minema, uus tee peaaegu valmis juba. Nüüd, kurat, rullib üle. Ja panime jooksu plikad ühel poole, meie teisel poole, kurat, aga toru õnneks keeras enne kraavi ära, kurat, aga me olime plikadest ilma ja oligi kogu pidu läbi, kurat. Asi algas 1966. Ja ma tegin seda veemotot kuni 74. Aga ennem jonni ei jäta, kui meistersportlane peab käes olema, märk peab rinnas olema. Ja 74 see nagu märgi sain kätt. Aga ma ütlen, et sellest tehnika tegemisest edaspidi eluseks oli väga-väga palju kasu. Kui keerasid selle mootoril köinla maha või sa võisid ikka öelda, kuram, kas siin on küttega probleemid olnud või ega selles suhtes tegi asja hulga nii tulevikus hulga lihtsamaks.
ma tean siin natuke võib-olla rohkem teiste seast, sellepärast, et me 3 aastat koos sinuga elasime ühes toas. Meil nagu koolipoistel ikka oli koht vahel ühtemoodi ja koht teistmoodi ja kartul oli keedetud koortega või kooritult ja palju muud nalja. Aga ma tean ka seda veel, et poeg ja tütar, kes on jõudnud oma elus võrdlemisi kaugele, võib-olla kõneled sellest, mis neist on saanud? Tahtsin pojast ka veemotosportlast teha, aga tema oli rohkem humanitaarallakutega inimene. Tütar töötab Tartu Ülikoolis, mina ei tea, arendusosakonna juhataja, mis ta nüüd õige amet on tal. Mis oli see jõud, mis meid tõi Tihemetsa? Miks me tulime siia? Ja nüüd tundub, et meis oli selline tahe sees õppida ja nüüd see nagu on kandunud lastesse edasi. See on põlvkondade loomulik nähtus. Ja võib-olla siin ka omajagu seda eestlase visadust. Üks tuttav mees ütles, et poiss, mis sa sinna Vigalasse autojuhi kooli lähed, et mine proovi Tihemetsa sisse saada. Tulin Tihemetsa, otsin direktorit, härra Kõst seisab seal lõvide lähedal posti juures ja mina siis julgus rinda ja läksin talle ligi ja küsin, et kas minusugune võib ka pääseda siia sisse. Ja tema ütles, et ega siin eritingimus ei ole. Eksamid toimusid, Matist sain nagu läbi, kuidagi sain läbi vist eesti keelest. Etteütlus nüüd ei tea, kas oli 2 või midagi muud, aga lõpuks ära ka ei läinud ja kui viimati loeti, et Toomsalu on ka vastu võetud, siis olingi sees. Hiljem selgus, et Venemaal käinud poisid, meid oli kursusel 3, et nendel eesti keele arvestus nagu loeti täidetuks või korda läinuks alles, ma ei tea, 2. aasta lõpuks vist. Tihemetsa tuli kutse Kilingi-Nõmme keskkoolist, et seal on pall, maskipall ja Tihemetsa esindust palutakse maskipallile. No ja me mõtlesime, et mis tonti teha, et keegi tuli mõttele, et Evert Aarne on hästi kähara, rokkis peaga mees, et selle teeme poisi siis neegriks. Ja Nõgene Aare, et tema teeme lõnguseks. No 3. peaks ka keegi veel olema ja mina mõtlesin, et minust võiks saada siis ameeriklasene mingisugune selline kuju. Ja läksin siis oma sugulase käest, tõin merepoi, täpselt samasugune nagu ripub siin väljas. Ja kirjud suured püksid ja padja panin kõhu peale ka ja aeg oli juba nii kaugel siis Tihemets laupäeva õhtul, et viimane abiabuss tuleb ja läheb Kilingi-Nõmme. Lähme bussi sisse ja märkame, et 4 miilitset on korraga bussis. Ja nii kui me bussi saime ja peatuses buss hakkas sõitma Nõmme poole, nii tagant poolt 2 miilitset tulid sinna ette bussi ukse juurde. Mina vaipasin, et nüüd läheb asi jamaks. Küsin Everti käest, et kas sul on kutse taskus. Aarne ütles, et jah, kutse on taskus vaikselt ja mõtlesin, et vähemalt see äkki päästab meid. Nii kui Kilingi-Nõmme jõudsime, miilitsed võtsid meid kinni, mis tempu te teete ja sinna samasesse punase tellisega majja sisse. No, poisikesed jooksevad järgi, onuke müüb aatomipommi maha. Mis seal pommist, meil oli pudel veini ka taskus vaikselt. No ja saime sinna miilitsesse sisse, siis ruumi pandi uks kinni ja mis jama te teete ja me ei tee mingit jama, et jäime lihtsalt aja, et näete, kutse on siin ja tahame minna siis sinna maskipallile. Ja mõne aja pärast siis lasti meid lahti, sealt võtsime kenast siis nurga taga selle veini ära, läksime maskipallile, olime seal terve õhtu ja järgmine nädal, ma ei mäleta, mõne päeva pärast ilmus kuulutus seal samas või väike jutukene oli, et Tihemetsa poisid sisukalt esinesid Kilingi-Nõmmes seal keskkoolis maskipallil. Ants Allikmets
oled olnud meile õpetajaks palju aastaid ja sa olid üks tõsine õpetaja, sa olid ikkagi oma ala tundja. Minu teada sa vist lõpetasid ka Moskva Timireasevi. 59 aastal lõpetasin ja siis kuna ma seal vabariigi kohaga, siis suunamist ei olnud, oli nagu vaba, ise pidi otsima, käisin ministeeriumis ja tol ajal nõuti ka pedagoogilist haridust ja siis seal meie instituudi juures oli niisugune teaduskond vist või, kus siis ilma pedagoogilise hariduseta koolmeister pidi saama siis pedagoogi kvalifikatsiooni. No mõni naljalugu ka võib-olla siis, et mis on jäänud poistest meele. Oli üks labortund seal ja siis ma vaatasin vihikuid ja ei olnud vist nime, ma küsin, mis su nimi on. Ma ei tea, kas ta ise ütles või keegi kõrvalt ütles, et kuule, Taltsi Jaani ei tunne või. Sellest ta oli juba siis niisugune tõstja poiss. Tihemetsa periood oli niisugune minu tööperioodist üks toredamaid. Ain, sina oled meil üks nendest, kes peale õppimise siin, kutse omandamise ka tegeles aktiivselt spordiga ja oled see mees, kes ennast ka meistersportlaseks välja maadles. Algus sai muidugi juba enne Tihemetsa. Õppisin Tudu 7-klassilises koolis ja sinna toodi maadlusmatt. Ja hakkasin seal pusima. Ja siis tuli aasta 56, Melbourne olümpiamängud. Treenerina ja kohtunikuna oli seal Edgar Puusep, Euroopa õbe kunagi, liidu meister, liidu teine meistersportlane. Ja ta hakkas sõitma Eestit ringi oma. Sel ajal oli vist Moskvist 403 oli see niisugune nikkelribaga. Ja. Tuligi meile Tudus siis ka, kui mina olin enne juba enamus need põhivõtted selliks õppinud ja siis tuleb liidu teineline meistersportlane, teineline treener, tuleb kohale ja õpetab, selge. Ma leidsin, et pole paremat spordiala kui see, sest samas ma teadsin juba, kes on Palusalu, Kotkas, Englas. Ja siis tulin tehnikumi, ja seal siis saigi üllatada neid jõujunne seal. Nemad vaatasid, sa kindlasti mäletad, milline kõhn poiss ma olin. Ja selge, Tihemetsa tehnikumis oli õhkkond ju spordi suhtes eriti soosiv. Ma ei oskagi hinnata selle Paul Paakspuu, meie spordi õpetaja teeneid, kuidas tema oskas tõesti süstida seda sporti nii poistesse. Muidugi ja maadlus, eks see läkski edasi niimoodi, sai tehtud jõud noortes, siis jõutasemel. Ja siis maaspordimängudel järgmine aasta, kui tulin sõjaväest ära, siis täiesti meistersportlase normi. Ja nüüd muidugi mõeldakse, mis see meistersportlase norm on ja nii edasi. Aga tol ajal oli nii, et siis alles said meheks. Sa tegid mehe tegusid sportlasena, oled teinud oma elutööd oma tööpõllul ja nüüd nende kokkutulekute organiseerimisel sa oled samasuguse visadusega, oskusega edukalt selle asjaga hakkama saanud. Nii eelmisel kui ka siin. Tore, et poistel on meeles, nad tahavad kokku tulla. Kui nad leiavad, et on kellelt natuke tuge leida, kes võib-olla aitab seda asja viia selleni, kuhu me nüüd praegu täna õhtul oleme jõudnud, eks ole.
tea, kas jaksan oma reisipauna kanda. 3 süüdant, mis ei ole jahtunud ja mida ma ei raatsi ära anda, on vaikselt minu pauna mahtunud. Kas merele ma teel või randa, kuid tean, et kallas kaugel veel. Mu räbaldunud saabas kraabib kanda ja paadipõhi läbi laseb veel. Da-dam, 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 da-dam. Tere! Tervist! Kutsusin Einu abiks, ütles, mina siit Tihemetsast muidu ära ei lähe, kui mina ei saa Mai ega Viktor Lemmergat intervjueerida. Aga ma räägiksin võib-olla ainult sisseastumisest, see on mul eredamalt meeles kõik. Ma ütlen ausalt, inimene nagu oleks tahtnud, et ma ikka tehnikumi saan. Eks oli õpetaja kohus ikka last natukene innustada, suunata ja nii edasi. No me olime jah natukene väiksemad ja nooremad, kui me praegu oleme. Mai oli meie selline õpetaja, kes võitles õppeedukuse eest ja võitles ka nende eest, kes sisse astusid. Kui meil võeti vastu õpilasi, siis Mai oli see, kes ütles, et matemaatika on tehniliste teaduste alus. Poiss tegi 5 eksami, järelikult tuleb vastu võtta. Nii et mina ütlen, et selliseid õpetajaid, kes oma asja eest võitlevad, neid on vähe ja Mai on üks nendest, kes on ikka ajalukku läinud. Jah, aga kõik meie koolipoisid, ma tean, ma räägin direktori seisukohalt praegu, koolipoisid Mai sind väga hindavad. Vahepeal koolielus olid meil ikkagi siin Tihemetsas nii ranged reeglid, et poiss jõi pudeli õlut ja tuli kustutada. Meie hindasime, kui poisid hindasime Maies rohkem. No muidugi, peab hindama kena naine. Aga Viktor oli niisugune konkreetne ja tema ei teinud meile postele mingit järeleandmist. Kuidas nad õppimisse suhtusid, kas ütleme nüüd viimasel lennud, kui te nüüd õpetasite veel? Üldiselt mulle tundus, et ja tundub ka praegu, et see oli ikka küllaltki tugevad grupid olid. Tõsisem suhtumine oli õpilastel. Hoopis teine suhtumine. Ja siis olid ikka sellised õpilased, kellega me kõvasti esinesime vabariigi ulatuses, tehnilises mehaanikas minu grupp sai esimese koha terve vabariigi ulatuses, kus võtsid osa ka Tallinna tehnikumid kõik. No see oli ikka suur saavutus. Ja mälestused muidugi on ülimalt kenad, sest see on aeg, kus olime kõik noored, poistega peaaegu samaaegsed.
Kallid lapsed, ma soovin teile elus kõike head ja nii kaua, kui me jälle kohtume ja oleme jälle rõõmsad ja lahkume ka täna rõõmsal ilmel. Kõike head teile, kallid! Kuid tean, et kallas kaugel veel. Mu räbaldunud sabas kraabib kanda ja paadipõhi läbi laseb vee. Dadam, 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 dadam. Dadam, 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 dadam. Mooses käis ju Siinai mäel Jumala endaga kohtumas. Ja rahvas ootas all, mis uudiseid ta nüüd siis toob. Ja kui ta tuli alla, siis Mooses ütles niimoodi, on 2 uudist, üks on hea, teine on halb. Hea uudis on see, et käskude arv õnnestus kaubelda 10 peale. Aga halb uudis on see, et abielu rikkumise keeld jäi sisse.